strateegiaga nüüd järgmisel hetkel? Ütleme, kütussegu paikas, me ennem panime ju turvalisuse mõttes, panime igaks juhuks kütust hästi palju ja kui näiteks metanoliga sõidetakse AF-i järgi, sõidetakse täispauk, power, eks ju, seal kuskil 4.8, 4.9, 5.0 AF-i järgi, ütleme see AL4 ratio, siis meil oli niisugune 3 algus. See tähendab seda, et väga palju rikkamaks enam panna ei saa, siis kustuvad küülad ära. Aga nüüd me võtame siit kütuse maha. Võtame kütuse maha ja lähme uuesti starti, ma arvan, et siit tuleb kohe hetkega aega ka. Rääkige nüüd saladus välja, mis see viga oli? Põhimõtteliselt pildlikult öeldes, et kõik arusaaks oli siin ajus seade, mis oli juba austraallaste poolt, ajutootja poolt välja töötatud, et kui sa selle base mapi siia alla paned, siis on sul kõik nende originaal Nissan 350 seti mootori andurite järgi ära kalibreeritud. Aga tuli välja, et see oli kalibreeritud esiveolise versiooni jaoks ja see tähendab seda, et mingi maksima peal, millel see mootor võib olla USA-s, oleks see kõik töötanud, siis meil on O-ratta märgid natuke erinevas vähe nihkes ja seal oli vaja panna ühe nulli asemele 3. Märgid keerasid virtuaalselt ennast paika ja auto sõidab. Aga no vähemalt sai elektrisüsteem ka ilusti ümber teha. Jaa, no sai nagu totaalselt katsetatud erinevad versioone ja me oleme harritud nüüd. No ongi, libiseb läbi. Ta on juba läbi libisenud. Ta on läbi libisenud juba, jah, et peasi, et need trummid ära. Siniseks, trumme läheb siniseks. Ei, tuleb Kurat, nüüd on vaja varsti minna teise starti ja meil kuradi esimene käik on kadunud. Päris hea, et me proovisime. Värv on ilus. Korras. Lent, jah? Ära kärsan. Jah, korras. Muidu see õli haiseb ka üsna sitasti. Muidu täitsa uues peast ongi siukse imeliku plastikul sita haiseb õli. No proovi peale keerata muidu. Niisugust värvi ei ole, et oleks mingi... Ega ta palju ei annagi, kui lint. Ei no seda küll me eelkord keerasime, ennem oli ka, kui me keerasime ise seda vähem rohkem välja, kui ennem muidu käib. Vaata palju see peale läheb. Polegi midagi. Siin on midagi puruks läinud. Kuule, või siis on puruks läinud? Siin polegi, seal lõppu ei ole. Tal lõppu ei ole. No, see on midagi puruks läinud. Või tagant ära. Võtame see ruttu lahti, ruttu. Kaist maha, Heidrik. Kaheksa esimese sõiduga. Ilus ja lõpukiirust oli nõrk või? Sootsioega sul ei ole? Ei, see on ainult ühe. Soots on teisel poolel, vaata, või keda teistpidi. Ei ole. 60 jalga näeb, alla 1,4. Suur. Nägid? Natukene on jah, närind reestada. Kaps on põle. Diagnoos oli õige. Lint kuulus ühest äärest niimoodi ära, et kukkus risti sisse. Õnneks on kõrval boksis olemas. Me vaatame veel igaks trumbli kettad ka üle, et kui need on kulunud, siis peame need ka ära vahetama. Maailma kõige lihtsam käigu hästi muidu. Näed, tegelikult on nad seda värvi. Panime ise vahetasime neid. Alto punased on head kettad iseenesest. Kivilumi ei ole paske müünud. Paneme selle uue. Jaa, mine uuri. Vaata, et see vahe jääb, pane kokku ja vaata, et see vahe nüüd oleks. Pöördete lugemisega mingi probleem. Paukus paar korda näha, et pöörded kaovad ära. Aga sellegi poolest 8,9 pole paha ja 60 jalga. Siin tundub rada on isegi parem kui Olastaru start. Korralikult teelepandi liimi ja rehvi. Täna on päikepäevad, see vaistnud on hea. Proovime üle kontrollida igaks juhuks need pistikuid asjad, et ennem ei ole seda probleemi olnud. Esimest korda on see. Siis teeb selle asja korra üle ära ja täna saab veel nagunii sõita, siis me proovime üle, et rohkem seda juhtuks.
Need on uued või? jaa, ei pea, need on Ei, nii mõttetud. need on eel, kurat. need olid õli seest, ütles. Need on eel selle. Kindel või? Ja. Ei tea muidugi kokku ka. Nii, selle Seda küll, aga siis sa peaksid ta kohe välja võtma. ja meil on alt pall lahti. Kast on all, aga üks jama on, et me peame nüüd nii kaua praadima siin, et teada saada, et kas on nii hea ja kui hea ta on ja üks jama on veel, et kuna see täna siis jääb, järgmine sõit jääb viimaseks ajasõiduks, et tuleb niinimetatud kõik või mitte midagi sõita. Mulle ei meeldi see aasta, niisugused ongi kõik. Aga kui ta lõpeb hästi ja väga kiire ennast, siis läheb vähemalt õhtul parem tuju. Konkurentidel on tegelikult väike eelis, nad ju just tulid sõidust. Nad said teha ühe lisaringi võrreldes meiega. Ja aga näha oli, et nad kiiremad ei ole ikka kui meie. Selles mõttes, et on kõik okei. Lihtsalt see järgmine start, kui käigukast on nüüd korras ja mootor on nüüd häälestatud vastavalt sellele süütusüsteemile, siis võiks see 6 küll ära tulla. Ilmselt tuleb ka. Start tuleb. Strateegia oli see, et kuna meil see on ju viimane start täna ja pole ikka oma kuute saanud, siis keersime natuke turborõhku juurde, võtsime kütust vähemaks, panime süüta aega juurde, tegime käigukasti korda, see on piisav, et teha ära see sõit. Aegennustuseks ka, et Meil oleks vaja tegelikult 2 sõitu teha, aga kui ta nüüd vahele ei jäta, sõidab lõpuni, otsast lõpuni, ideaalselt töötab, siis see 6 peab tulema. Mis ma kuulsin, seesama nüüd tuli välja. Saale on ilusti kuradi selle augu koha peal ilusti võtsin näpuga ära. Kepsu saale. Kepsu saale, jah. Külje pealt väljas ka kepsu. See on kepsu tõtt oli. Ei olnud see saale. Tõmba sisse. Jaa, aga õlipump teeb nii head häält. Sellepärast see klapid ka pähe käisid. See on jälle see viimane. Sama. See on ju kepsu tõkid on. See ei ole. Katki läks jälle. Sama keps, mis eelmine kord keres. Oh, siin on ka. Siuke pauk käis, saad aru, ja tead miks või? Sellepärast, et see kolb ulatas nii kõrgele, et lõi klapid kõveraks ja tuli kuradi ülesse. Siuksed jumakad käisid. Ja siis oli see, et ma olin täis pasa pealt, mõtlesin tõmban ruttu varjud lahti, pidurdan maha ja siis ma vaatasin Kustutiga, vend juba näitas mulle niimoodi kõrvale ära, siis tõmbasin kõrvale ära ja vend oli Kustutiga vastas ja mingit õli ega tuld ega midagi ei olnud, aga siis ma nägin, et viinipaari juures oli märg paar tilka ja siis vaatasin, et oo, selge. Siit või ka sodiks, jah. See on backfire olnud täiega.
aga saale ilusti kenasti võtsin, siis ma sain aru, et see oligi sellepärast, seesama oligi, mis me hommikul kuulsime algalt. Klõnk. Või teab teine silinder, teine. Ei ole, teine silinder. Okei. Ja see saale oli ilusti kui selle ääre peal. Tõstame ta ülesse ja... Saale oli siin ääre peal. Kuradi, mul on hülsist kahju, Raisu. Selle koha peal oli saale ka ilusti siin ääre peal, võtsin näpuga ära. Tahaks teada, kuidas kolmi seis on. Seisukord on ja klapid asjad. Ma arvan, et ära loodagi. Ma pole siukest vibra tundnud mitte kunagi. See oli selline vibra nagu Tire Shake. Ja siis vaatasin see õli, siis ma tulin siia paisupaagi juurde, mõtlesin, et kas paisupaagist on välja löönud, vaatan, et siit küll midagi sittagi ei ole. Oleks taht Rootsis ikkagi natuke parem esineda ja jäigi see kuus. Ma ütlen, see auto ei taha kuuta sõita. Paukus ja mürtsus ja paukus selle kolksu, mida me kuulsime eile tegelikult. Ma kuulsin tegelikult Alastarus juba, kas ta oli väga väike. Ja täna kuulsime, et vahepeal teeb mingit imelikku häält. See tõotab head. Aga võidusõitja, vaata, kui aega ei ole, ega tema pooleli jätta sõidab nii kaua kui tükid taga. Nüüd siis ennem Vinisid siis suure paukumise saatel tegi siis selle ära, et pritsis kepsu külje pealt välja jälle. Timeslipi alla. Tegelikult oligi point ju selles, et ma kasvatasin habet, et murda müüt, et siis kui ma tavaliselt habet ajasin, siis alati midagi juhtus. Nüüd ma habet ei ajanud ja juhtus ikka, et ma ajan habeme maha, sest pole mingit tolku. Ja teiseks, ma arvan, kahjuks on see, et kui ma habeme ära, siis keegi tunneb mind ära ka enam. Kohalikud ma mõtlen. Jah, pühapäeva hommik. Vihma sajab, mis hommik enam lõuna. Hommiku ots on sadanud, hommikuks sadanud, varhommikul. Vist täna rohkem lasta, ütleme, meid on nii palju eliminaatorist, nagu nii 16 tükki, et lõpuni me sõita ei saa. Et mingid kohtasid ei tule, et tundub, et mingid teada aegasid ka ei tule, kui see ilm on jahe ja niiske. Ja nad rada kuivaks ei saa. Varsti peab asju pakkima hakkama, et laeva peal minna. Palju eelne parem oli? 8-9 puterdava mootoriga, et ei saanudki. Ei tea, lõpus viimased sõidud tegin, siis oli nagu parem, aga päris hästi mootor ikka ei käi, praegu ei saanud aru, mis seal toimub. Midagi muud ei vahetad, kui on küünlajuhtmed ära. Aga jah, ega rehve ka väga palju enam alles ei ole, et siin midagi rekord väga loota pole. Tegelikult meie viimane 2013 aasta võistlus ju peetud. Läks nagu läks, terve hooaeg on ühte moodi läinud. Aga me saime teada, et me tahtsime kivist vett välja pigistada ja ütleme nii, et konkreetsel mootoril ei oleks tohtinud pöördeid nii kõrgele lasta. Ja me saime siis jälle ilmselt kepsust jagu. Aga kahjuks meil ei jäänud jah. Või ei tulnud siis sellel aastal välja see 6 sekundit, mis ilmselt on järgmine aasta seda magusam. Ja nendest plaanidest, mis me siis nagu järgmisel aastal teeme, ma olen põgusalt küll rääkinud, aga eks me talvel siis mõtleme ja peame plaani, mida me siis üldse teeme järgmine aasta. Praegu näiteks Rootsist ei väga hea mulje. Selline vaba õhkkond, selline lahe seltskond. Üldiselt väga lähedal tulla ka, et välja arvatud see laevasõit, aga see toimub ka öösel, nii et ma arvan, et me Rootsis oleme nagu järgmine aasta oluliselt rohkem. Ja suured tänud tahaks siis öelda kogu tiimile, kes siis tegelikult on ilma vingumata, ütleme alla andmata, näinud ikka tohutu vaeva see aasta, võidelnud siis igasuguste tehniliste ja motivatsioonikriiside käes,
aga kokkuvõttes oli väga õpetlik aasta ja ütleme siis, panemegi selle siis nagu koolirahaks või kuidas öelda. Ja suured tänud muidugi kõikidele toetajatele, sponsoritele ja et nad on meisse siis nagu ütleme siis väga pikalt ja jätkuvalt uskunud ja nagu praegugi tagasisidet olen juba kuulnud, et meiega oldakse rahul. No kes ei oleks, kui sa oled Eesti kõige kiirem.